Nii, tere, sa tulid õppima, kuidas AI suunamudjat teha, ehk siis influencerit, keda päris elus ei eksisteeri, jah? Kuidas teda üldse siis teha, ongi siukene vaba vara, pildimudel nagu Stable Diffusion. aga vaata, mul on video all link, et vajutad lihtsalt peale, saad kohe siia. sa saad seda ka lokaalselt kasutada, aga selleks sul peab olema võimas arvuti. No sellised arvud umbes jah, vähemalt. Ja teine probleem, sul on vaja tehnilist oskust, et seda üldse endale seadistada arvutisse. Sa pead kõik manuaalselt ise alla laadima, kõik mudelid ja värgid ja see on väga mahukas, mitu gigabaiti. aga mis lahendus ongi olemas sellised pilvepõhised teenused, et nad on kõik meie eest kõik ära teinud, saadki teda kasutada, pole vahet, kui võimas arvuti on, sa saad siin erinevaid kasutajaliideseid ka kasutada, tegelikult Stable Diffusion on erinevad kasutajaliidesed. Ehk siis on väga kerge versioon, mida meie hakkame kasutama, on ka olemas keerulisemad, aga tänu sellele sa saab väga haiget isikupärast asju teha, mida sa kuskil mujal ei saa teha lihtsalt. Just Stable Diffusion on kõige parem pildigeneraator, sa saad siin ükskõik mida. Sa näed, et see maksab 50 senti tunnis dollarites, ehk siis eurodes on mingi 47 praegu. Mis on haiget odav, mõtle, kui sa maksaksid inimesele, tuleb sulle modelliks või suunamudjaks, palju nemad küsivad, ma ei tea, igatahes mingi 10 ikka küsivad tunni eest. See on mingi 10 korda odavam lihtsalt, see on super praegu lihtsalt. Ja no esimesed 30 minutit saad tasuta proovida, 6 minuga, et sa ei pea midagi veel maksma ja mõõtse. ja nendel on ka siuksed kuupõhised siuksed asjad olemas. $36 saad, vaatame siin võrdleb 10 korda, no igatahes 10 gigabaiti on sul, selle, mida meie hakkame kostma. Ja kui sa ostad selle kuupõhist 100 gigabaiti, saad laiendusi peale panna, saad privaatselt genereerida asju, nad ei kustuta ära neid. Kui sul on mingi probleem, saad Discordis abi küsida inimestelt, saad erinevaid üritusi ja õpetusi näha. Ja see peab muidugi, see maksab $36 kuus, aga sa pead ikkagi maksma neid tunnipõhiselt. Ma ei hakka neid teisi näppima siin õpetuses, need on juba väga edasi jõudnud asjad. Me kasutame põhimõtteliselt seda. ja, ainult seda. Või seda ka. Et praegu pole vahet, aga kui sa leiad, et okei, sulle pakub see teema huvi, sa võid vaadata. Ja tiimi oma on ka, et kui sa kasutad mitme inimesega, siis vähemalt 2 inimest peab siis olema $60 kuus ja iga järgnev tuleb siis +6 juurde. Ja mida iganes sa siin ostad, vaata, mul on sulle olemas siuke sooduskood, mida sa saad kohe kasutada esimesel kuul siis. 15% odavamat. Aga paneme siis kohe free trial. Pead vast konto ära sinna maale tegema. Oot, mul hakkas juba jooksma, ma ei taha, lähme välja siit. Ja vaata, okei, et sa maksad tunni eest, aga kui sa nägid, sa saad pausile panna, kui sa leiad, et okei, ma ei taha enam kasutada. Ta säilitab seda ikkagi. Nägid, mul oli juba 55 minutit seal, et ta ei kaota ära kõik jääb alles, aga okei. See on siis see leht siin. Need on haiged palju erinevaid kasutajaliidesid, mida saad proovida. Aga see kõige kergem on see fookus. See ongi, nagu ta ütleb ise ka, et see on nagu Midjourney ja Dali, kui sa oled neid proovinud, see peaks tuttav olema. See on kõige algaja sõbralikum. See on ka siin easy. Kõige raskem on vast see Comfy. Teised ka võib-olla, aga ära nüüd teisi puutu, see ehmud ära. aga võtame siis selle fookuse, paneme selecti, me siin tegema. Siin on ka vaata, okei, et 50 senti, ja kui sa leiad, et sa tahad ikkagi võimsamat, no peaaegu 2 korda kiiremat genereerimist näiteks, tahab mingid LoRa mudelid ja värke panna, mingid refinerid ja asju, siis need siin on paremad tunnipõhised siis, jah. Aga praegu alustame sellest, vaatame, mis see teeb. Pole vahet, mis sa siit valid, sest sa saad pausile alati panna. Paneme launch ja nüüd ootame. Niimoodi oleme nüüd siin. Sa näed kohe siit, et sa saad pikendada, kui sa tahad, või sa saad pausile panna. Saad selle ära peita, kui sind hakkab häirima, et siin mingi asi tiksub. Nii. Siin on sinu profiil, saad vaadata, palju sul alles on, siit saad juurde panna. Siin näitab, palju sul mahtu on, konto, saad välja logida, sätte ja asjad, okei. Siit saan oma valmis pilte vaadata. Nad on siin ka olemas, muidugi vahet pole. Mis sa võiksid veel teha, on nüüd vajutada advanced ja input image. Meil on neid asju ka siin vaja. Okei, no see näeb väga hull välja, ei näe on ju veel. Kõik on chill. Niimoodi. Kuidas see siis hakkab siin töötama?
ma neid teisi siin ei soovita puudutada, ainult siis, kui sul on vaja kiirelt vaadata, kuidas prompt välja näeb. Ma hoiatan, see näeb väga jube välja, et parem vajuta selle peale. See loeb kaua, aga ta teeb sulle kõige parema variandi üldse, mis sa teha saab. Ja oled selle peale, on ju. Vaata, siin saad erinevaid kuvasuhteid valida, mida soovitakse, selles mõttes, kui sa leiad, et issand, ma panin vale kuvasuhtega, pole hullu, sest siin on olemas niisugune asi nagu generatiivne laiendamine, kus me saame pilti laiendada igas suunas, pikemaks teha. Pärast saad teda kroppida välja, nii et selles mõttes. Siin saad valida põhimõtteliselt mitu bitti sa tahad, et ta teeb sulle ühe hooga, et sa ei pea kogu aeg vajutama generate, teebki sulle jutiga ära. Neid 4 tükki näiteks saad ise valida sealt, mis sulle meeldib. Noh, siin on mingi formaadid, kui sul vaja, pingi oskad. Negatiivi prompti pole vaja. Põhimõtteliselt siia saab, no tegelikult, kui sa näed pildil, tulevad mingid asjad, mida sa ei taha, saad siia panna, mida seal ei tohi olla. Stiil. Stiil vaata, et sul oleks see aktiveeritud ja see on ju. Need 3 tükki. Tegelikult neid teisi võid ka katsetada, aga seal, kui sa seod neid kõiki omavahel kokku, ta võib sulle katastroofid. Katseta neid saaval parem. Vaatlikud, kombineerin 2-3, vaata, mis juhtub, aga need 3 on kõige paremad, realistlikuma pildi jaoks. Siin saab mudelid valida, tahad teisiga proovida. Aga see, mis meil praegu on siin, mis ta ise automaatselt paneb, on kõige parem. No realistlikum siis, kui me ei taha mingit disaini niisugust kunsti teha. Luurasid pole vaja siin, advanced. Kui leiad, et siin ei saa, no nende asjadelt ei saa hakkama. Midagi luua, mida sa tahad, see saab. Edasi jõudnud asju ka vaadata, aga ma siin vast ei hakka sul näitama, see on võib-olla liiga palju infot. Aga teeme mingi suvalise modelli. Näiteks võikski ChatGPT abi kasutada selleks, et ma siin talle ütlesin. Nii, sükene käskus, et annab mulle 10 erinevat prompti, millega võib erinevaid naismodelle teha. Nad peavad olema 25-aastased naised, ei tohi olla meiki. No need on juba minu sõnad siin, et sa võid ise panna, mis sa tahad. Kirjelda nende nägu, juukseid, keha. Nii, paneb siia, jah. Kirjelda nende tegevus. Pane lõppu ka riided ja asukoht. Väga hea. Ma ütlesin, et vaata, et need sobiksid omavahel konteksti ikkagi. Riided ja asukoht. Anna nüüd nimekiri inglise keeles ja kirjelda võimalikult nägu ja juuksed. Ma ei olnud rahul siin, et ta kuidagi liiga lühidalt andis, ma ütlesin, okei, proovi veel detailsemalt, palun. Nii, väga hea. Ma vaatasin, mis mulle meeldib siit. Võtsin ühe. Aga vaata, tema annab sulle nüüd niimoodi, jah. Peaksid tegelikult natuke neid tükeldama siin komadega eraldama, punktidega ja komadega. Ta ei ole nagu mingi jutt, et ta on nagu omaette märksõnad. Meil on vaja niimoodi teha, sest ma näitan sulle ühte asja või, mida sa saad siin pärast teha. Aga vaata, tegelikult praegu see osa siin meil ei ole vaja. Seda ka. Kehaehitus. Et meil on praegu vaja tema nägu, sest me tahame seda nägu sellega teha nagu face swap'i, näovahetust. Edaspidi, kui sa teedki tema keha, mis tegevus tal on, kus asuvad, tema nägu jääks kogu aeg samaks, et meil on praegu esialgu vaja nägu. No pane aasta ka. Ja sugu ja mul ei ole eesti keeles siin üldse. Nii, nüüd saad aru vast, mis toimub. Need siis paneme siia. Panedki lihtsalt generate nüüd. Okei, aga teeme selle näo nüüd kvaliteetsemaks, siin kahtlased silmad. Ma nüüd saan teha, et mul on see pilt on ja panen siia upscale'i peale ja võtan selle skin'i ja seda lükkan ta siia. Nii, nüüd paneme upscale 2 korda ja generate uuesti. Ja nüüd ta tõstab selle kvaliteeti lihtsalt. Ja siis meil on nägu olemas, saame hakata keha tegema. Ja seda nägu sa võiksid ka endale salvestada. Sa peakski kogu aeg seda kasutama hakkama. Ja seda osa siin sa ei tohi enam puudutada ja sa võiksid seda igale poole panna, need peaksid. Sa edaspidi genereerid, sa pead need ette panema kogu aeg. Ja siia paned alles tema keha, riided, tasu, mida tegevus, lalala. No sa võid siin muuta tema emotsiooni ka näiteks. Nii, meil on olemas nüüd see upscale versioon. Ta teeb neid veel 4 korda, sest meil on pandud see, et sa võid katkestada, taha enam, no mul oleks kokku ka nüüd. Nii, ja nüüd sa võiksid alla laadida, sest vaata, see on meie suunamudija nüüd. Me tahame, et ta oleks kogu aeg selle näoga. Vaata, see kaotas ta nägu. Ja nüüd edasi on talle kehade peale. Selleks paneme siia image prompti peale, keri siia alla. Vaata, et sul oleks see advanced markeeritud, jah.
sest nüüd sa võtad sellest pildist kinni ja lükad ta siia. Pane face swap'i peale, sest mis see teeb, see ongi nüüd, et ta võtab selle näo ja ta säilitab seda nägu kogu aeg. Ükskõik mida sa siin genereerid, tema nägu hüppab sinna peale. Ja neid ära parem puutub. Võib-olla kui sa siin edasi tegeled, võib-olla hakkad aru saama, mis need on, aga praegu ma ei hakka sulle siin liiga keeruline. Aga nüüd paneme talle keha ka siis juba juurde, jah. Riided, tegevus ja kõik asjad, jah. Ja paneks kuskile juurde, et on terve keha näha. Tegelikult paneme kohe see ette. Ei näe, leia üles. Full body lihtsalt terve keha oleks näha. Nii. Ja kui sa tahad terve keha näha, muidugi oleks hea, kui sa paneks teise kuva suhte. Kui sa oled pikliku nagu portree, siis on tal parem ka teda sinna mahutada. No võta näiteks 7, 9. Nii, generate. Muidugi ma praegu vaatan, et ma kogemata panin seal siis, et seda pole vaja. Aga no, midagi tuleb juba. Tee lillelise tekstuuriga. Tegevused, ta loeb raamatud. Pargis. Kui sa vaatad, sa näed, nägu on natuke kahtlane, aga me saame korda teha. Me saame sõrmega korda teha, mõttes pole hullu. Peaasi, et kõik muu on okei. No väga ei taha mingit üks jalanuusid panna, kus liiga nähtavad siin võib ka natuke lollitada, et mõtlen kohe ka ära, ta ei ole veel. Mitte ükski pildigeneraator ei ole hea sõrmedega. Ei ole selle viga siin. Universaalne viga lihtsalt. Sellega peab natuke rohkem piinlema. Aga siin on üks funktsioon, mis laseb sul nagu paremaks tõmmata. Tõesti liiga kahtlanda. Vaatame teist versiooniga. Natuke häirib, kaamerasse võtab. Aga muidu ta kuulas minu sõna, kõik on selles mõttes okei. Ta näeb samasugune välja, aga kui ma panen selle upscale'iga veel peale. Vaatame, mis need teised versioonid on veel. Samuti me ei ole mingi emotsioone veel treeninud, seepärast tal on kogu aeg üks ja sama nägu. Tegelikult ma võin proovida talle siin kirjutada. Ta võib ka niimoodi töötada. Muidu tavaliselt oleks hea, kui sa treenid juba valmis. See on vast kõige parem, millega me saame jätkata nüüd. Ma teeks esialgu on tema nägu. Tõmbaks paremaks. Selleks ma tulen nüüd siia in-paint, out-painti peale. On see kinni, mis mulle meeldis, lükkan ta siia. Näed, siin on pintse, ma nüüd selekteerin ta näo. Ükskõik kuidas, lihtsalt nii. Kui sa siin teed vaatad, sa paned improve detail on ju. Nii. Nüüd ta võtab põhimõtteliselt selle sama näo, see viskab siia peale ka. Super, tema nägu on nüüd siin. On tema nägu, jah. Teisi versioone vast pole vaja, siis okei, nüüd edasi ma vaatan, tal on natukene sõrmed naljakad, mis me siin saame teha. Tulen veel in-painti peale, ma siis kinni siin viskame. Nii, nüüd viskame. Nüüd selekteerime need kahtlased sõrmed siin. Jätame selle improve detail peale. Ma ei tea, ma võin see kirjutada fingers. Mis asja? Fingers, palun. Küll valesti vajutasime. Ups. Nii, selekteerime uuesti. Sa ei pea kirjutama, aga sa võid täpsustada, mida sa tahad täpsemalt muuta lähemalt. Siin on tegelikult kõik justkui sõrmed on kuidagi liiga lähedal siin. Siin on 2 sõrme. Ei sobi kuskile. Vaatame seda teist. 3, 4, 5. No see on võib-olla juba väike ruum, et siin hakkab sõrmed hakkavad kuidagi liiga sõud. Siin on veel hullemaks hoiu ära. Et kui nii juhtub, siis katkestame selle siit, või mitte niimoodi, siis selekteeri võimalikult siit otstest ainult sinna kaugemale minna. Muudab just seda, mida sina selekteerid. Selles mõttes olegi ettevaatlik, mida selekteerid. Ma vist jään väga kaua nendest sõrmedega siin mängima, nii et kuidas ma saan neid teisi pilte kätte, mida ma siin teinud olen, ongi siit. Nii, vaatame nüüd, kus see oli, kus ma pooleli jäin. Saan siit alla laadida. Oot. See võib-olla isegi sobib, ta pani mingi sõrmuse sinna. Igatahes proovi mitte panna mingi keerulisi kätepuuse. Keeruliseks seda rohkem pärast piiled põhimõtteliselt. Näiteks siin on natukene häirib, et ta niimoodi kätt siis pani. See on tegelikult vaja muuta. Kõik muu on iseenesest okei. Ainult need
sõrmed on natuke. Ma jätaks praegu selle lihtsalt. Praegu ei hakka siin piinlema. Katkestame kõik. Ja oot, kustutame ära need siit. Ja mis sa siin veel saad teha selle pildiga tegelikult? Sa saad tema riietust muuta. Et kustutame siit ära. Ma nüüd selekteerin tema riietust. Panen talle näiteks mingit teise värviga üldse. Nii. Ja nüüd modify content. Kirjutame siia. Ma panen lihtsalt punane dress. Muide ma hoiatan sind kohe ka, et kui sa tema riideid muudad siin või üldse genereerid, siis tegelikult see Stable Diffusion põhimõtteliselt siin ei ole filtrid, et see võib juhtuda, et sa näed 18+ asju. Sa lihtsalt ei ehmuks ära, kui see juhtub, onju. Mulle näidib, kuidas ta muutis selle värvi, aga ta säilitas justkui selle tekstuuri natukene siin. Päris huvitav. Et ongi üks asi, et sa võid siia juurde lisada midagi või sa lisad siia. Et sa vaatad, kus see dress on ja sa muudad lihtsalt seda siin. Red dress hoopis siia. Võtsin selle lillelise asja ära siit, sest enam ei pane mingit mustrit. Nii et stopp praegu, vaatan, mis ta siis sellega teeb. Ma võtsin siit ära nüüd, võtame siit ära. Ja kui sa leiad, et ta ei kuula sinu sõna, et ta ikka ei muuda punaseks, nagu me tahame, siis üks asi, mida sa saad siin teha, on anda justkui nagu jõudu ühele teatud märksõnale, et sa pead sellele sa põhimõtteliselt annad märku Stable Diffusion, kuule, võta huultele see sõna rohkem, palun. Näiteks red dress. Mis ma siis teen? Ma panen sulud tema ümber. Näiteks. Ja panen siia kooloni ja panen näiteks 1,9. Nii, okei, ma vaatan, et ta nüüd võtab kuuldele. Põhimõtteliselt selle numbriga sa annad märku, kui palju ta peab seda tõsiselt võtma justkui. Et ma ütleks, et 2 on mingi maksimum. Nii et pannagi niimoodi 1 punkt, 1 näiteks siis niimoodi tõstad tasakesi. Pane 2 või 1,9, et näe, nüüd on täitsa punane, nagu ma tahtsin väga. Nii, paneme stopp, ma olen rahul sellega. Nii, nüüd ma näitan sulle veel ühte põnevat asja, mida saad teha. Näiteks oletame, et sa tahad, et ta oleks mingi konkreetne poos, on ju. Sa ei taha, et tema midagi ise välja mõtleb, et sa saad talle anda struktuuri, mida ta peab jälgima. Aga praegu ma panin nüüd talle uue asukoha ja uue riietuse. Nii. Matkamine. Ta matkaks kuskil mäerajal. Ta oleks matkavarustus pean. Öelda mingid siuksed teatud. Aga nüüd ma tahakski mingid teatud poosid teha või tulemegi näiteks Pexelis, et siin on tasuta pildid olemas, et kirjutamegi siia näiteks hiking. No ma mingi märksõna, mida me tahame näha. Hiking. Ta on ühte inimest. Ma võtsin üldse mingi running, vaata, mis ta sellega teeb. Loeme selle alla, lihtsalt tuleme siia. Ja nüüd tuleme siia image prompti peale. Viskame selle pildi siia. Ja paneme siia Vira Canny või kuidas ta on. Kõik jääb samaks ja nüüd lihtsalt generate. Nüüd ta peaks seda sama inimest tegema, ainult et tema selle näoga siin ja nende riietustega, mis me ise panime siia. Nii, tere. Ootasin kõik 4 versiooni ära, sest hakkas nende sõrmedega natuke lollitama, näed. Muidu ta seda nagu poosi mõttes. Ta jätab sama poosi, see on hea. Sõrmed, jaa. Nendega peab natukene piinama. Võib-olla võtaks selle algseks pildiks ja hakkaks seda nüüd moonutama. Saan aru, see on mingi naljakas poos ka tegelikult, et tal peaks olema siuke nägu, nagu ta jookseb. Aga ta ei jookse, tegelikult. Nii et see on lihtsalt siukene ekstreemne poos, et näidata sulle, kui hästi ta võtab poosi sisse. Aga võtaks selle aluseks. Tegelikult siin on nüüd sõrmed korda, siin on tegelikult juba nagu baas olemas. Käiks natuke läbi ja näo muudaks ka ära. Et võtame selle siis mul no missugune. Nii, vaata, ma panin vahepeal selle Stable Diffusion kinni, et mis siis teha, kui sa tuledki niimoodi ootamatult tagasi. Kõik on kadunud, et kuidas uuesti kõike sättida. Kõigepealt meil on tema nägu, on ju. Muidugi ma ei salvestanud seda endale. Arvutisse tegelikult sa võiksid, sest on kustutavad ära siit pärast. Võtsime üles
kus see nägu oli. Siis laeme siit alla. Jätame ta endale arvutisse ikka. Advanced face swap. Panen selle poosi ka siia tagasi. Ja nüüd viskame teile pildi siia, mis meile meeldis. Kõigepealt muudame ta näo. Võtta prompt ka palju õigeks. Nii. Nüüd on tema nägu siin. 2 tükki ma ise panin, peaks 4 nüüd uuesti. Unustasin enne. Aga siin on tema nägu. Mis ma nüüd teen? Teeme ta sõrmed korda. Samamoodi. Inpaint. Võtan selle eest ära. Viskan selle siia. Ja nüüd ettevaatlikult pintsliga. Ops, võib-olla oleks mööda. Nii. Võib-olla teeks selle sõrme. Ja need sõrmed ka siin. Paneme, no mulle see jääb see jah. Ja nüüd lihtsalt generate uuesti. Ja nüüd vaatame kõik 4 versiooni ära. Ja jah, nende sõrmedega tegelikult, kui see siin ei saa hakkama, siis tegelikult teada natukene vaatasin seda modelli, kellest ma olen siin maininud, tänu kellele kõik see AI suunamudi ja värk populaarsus ja tema jah. Ma vaatan, et nendel on täitsa oma agentuur, kus nendel on täitsa disainerid, kes tegelevad sellega. See on isegi Photoshop, vaatasin, et nad teevad veel rohkem temaga tööd, mitte lihtsalt seal, kus ma näitasin, et nad ikkagi rohkem piinavad ise ka nende manuaalselt. Rohkem realistlikumaks tõmmata. Ma arvan, et see sõrmed ongi kõige vastikumad. Ja see on siin Photoshop ja Lightroom teevad siin pilti paremaks. Et kui ta praegu ei tee mulle häid sõrmi, ma ei hakka sellele aega kulutama, et sina lihtsalt palud veel uuesti teha mitu korda. Või siis teine lahendus, saavad siukest tasuta Photoshopi alternatiivi ja lihtsalt teed need sõrmed korda siin. See peaks siin oma aega kulutama. Et ma kohe varsti näitan kiiruga, kui ta teeb tõesti natukene kahtlased sõrmi. Aga mis ma võiksime järgmisena muidu teha, et okei, meil on see tegelane olemas, tema nägu väga hästi. Sõrmedega natuke piineda. Et emotsioonid, kuidas saaks talle mingit teist emotsiooni anda? Jooks vahepeal see programm kokku, ma pidin uuesti alustama, aga sellel juhul, kui see nii juhtub, siis sa saad pilti vaadata, mis ta tegi siin lihtsalt image'i siis on. Selles mõttes pole hullu, kus ta on siin. Et mul on päris mitu versiooni tehtud nüüd erinevate sõrmedega. Vaatab, mis on kõige suke loogilisem. Tahab neid 4 sõrme ainult panna, ei taha 5. Aga samas sa pead ise ka, kui sa teed sõrmi, sa pead oma kätt vaatama, mõtlema, see on loogiline. Tõesti, need sõrmed on anatoomiliselt väga keerulised, et kui sa vaata otsa, võib-olla sa ei tajugi. Kui sa vaata oma kätt, võib-olla saad aru, et ma oma kätt vaatasin, ma võib-olla saan aru, et 4 sõrme võib-olla tõesti ongi näha ainult. Pöiad annab küll peita. Võib-olla ongi peidustel. Sel juhul pole hullu. Laeme pildi alla lihtsalt. Vaatame lähemalt. Ja kuidas siis parandada saaks? Tunneme fotovisse. Ta asustans peale. Nii, ja viskame selle foto siia. Nüüd filter, liigufai. Zoomid sisse alti klahviga ja hakkad lihtsalt neid sõrmi siin moonutama. Näiteks on natuke jämedust. Peenemaks. Sellega saab ka teha, oli see, ei olnud see. Nii, no reklaamid. Igatahes vaatad, et ta vähemalt näeks ikka loogiline välja. Nagu inimese sõrmed ikka, jah. Review's on vaadata, kuidas enne oli. Ma tõmbasin natukene oomale. Mis ma siin teha saan? Näiteks venitada. Kas? Ta on õudselt kaugel ka siin, et keegi vast ikka sisse zoomi vaatama, et ta lähemas ta parem muidugi. Siin ta on nagu nii kaugel. Tõmbame need sõrmed ka natukene. Teed niimoodi. Nii. Peenemaks. Aga saad selle density pealt. Et ta nii järsult ei võtaks.
Okei, nüüd on vähemalt sama jämedusega. Seda natukene. Reviewist. No loogilisem nüüd. Igatahes niimoodi saate tõmmata vaadata. Vaatasin, et siin on kuidagi sulanud kokku kahtsed. Et sel juhul, mis siin võib teha, on healing brush. Võtan altiga näiteks siit kinni, ma tahan, et oleks siukene ja hakkan nüüd siin. Teen korraks niimoodi. Mitte nii ootad. Healing brush. Teen suuremaks. Ja lihtsalt nüüd. Panen selle hardnessi väga väikseks ja käin need ääred siit läbi lihtsalt. Lihtsalt sulatan kokku omavahel. Nii. Ja mis sa siin tegelikult veel võiks teha, et oletame, et sa oled rahul selle pildiga. Siin photopiece vaata. Vahetan adjustment layer'i peale, võtan curves, panen auto, siis need õig kuidagi heledamaks, ma saan siin natuke ise ka mõjutada. Muidugi, kui sa oled mingi pildiga rahul, ära unustab panna upscale, ta teeb 2 korda paremaks kvaliteeti. Näiteks laeme talle otsa siit enne, export, viskan selle siia, panengi upscale'i peale 2 korda. Võtad, mul ei olnud quality peal, stop, võtad kvaliteedi peal ikka. Aga nüüd, kuidas ma saaksin teile mingit emotsiooni anda? Et selleks ootad, sul oleks face swap'ut ära, need teised asjad ainult face swap jääb, jah. Tuled siia upscale'i peale, paned selle sama pildi siia. Paned siia very supple ja tuled siia ja nüüd kirjutad siia mingit emotsiooni. Nii teed asjad, kui tahad. Ja start. Ja kõik need versioonid, mis tulevad, sa salvestad endale nad, et sa saad pärast neid tulevikus kasutada. Sa panedki lihtsalt Facebooki peale näiteks mingit emotsiooni, et see sama nägu tuleb ka teistele piltidele edasi. Nii meil on olemas. Ta naeratab. Aga kas ta olla kindel, et see ikka jääb tema nägu? Niuke nägu. Viskad jälle siia. Tähendab, paned improve detail, generate. Sa võid oodata, kuni ta teeb kõik neid ära. Sa saad vaadata, mis on kõige siukene lähedasem talle. Ja siis vaata, et sa paned ikka upscale'i ka 2 korda kvaliteedi tõsta. Vaatame nüüd teised seda ka. Nii. Lükata siia. No kui sa arvad, et ei pea upscale'ima, no ei pea olla. Tal on nii hästi palju detaile näos, et mul võib-olla praegu panen seda topelt detaile. Tegime nüüd, kus ta tantsib balletti. No, kus ta teeb balletti. Nüüd tõmbab jälle siia, paneme tal õige näo. See nüüd paneb selle naeratava näo talle. Super. Tema nägu on siin. Stop. Mis ma nüüd võiks teha näiteks selle inimesega koos töötades, et toome jälle siia. Ja selekteerime selle siit. Ja paneme modify. Paneme see background siia taust. Ta sulataks selle inimese taustaga. Kui background'i tööta, pane no person siia. Siin ta praegu võttis inimese ära. Väga. Ja nüüd, mis sa võid teha on, kui tahad sõrmi parandada. Ja ma võin selle riietus ka muuta, kui ma leian, et ma ei taha ikkagi roosat. Et samamoodi selekteerin selle riietuse. Kirjutan, mis ma tahan, et selle asemel oleks või mis värvi. Ehk ma tahan, et oleks peas midagi. Ehk ma tahan, taustal oleks midagi ja ma saan lisada. Ja see pean pintsliga läbi käima. Ja see keskmine on, kus tahab midagi parandada lihtsalt. Ja selle, kui sa tahab midagi juurde lisada või muuta. Ja sellega, näiteks sulle sellega, mis sa veel saad teha. Kui sa selle peal paned, näed, siin tulid sellised asjad. Kui ma panengi vasak ja parem, siis ta laiendab vasakut ja parem poolt. Ja ma võin bottom ka panna muidugi. Ma võin iga poolt panna. Vahepeale. Et siis ta laiendab neid igast servast, et sa saad teda terves mahus kätte. Siis näiteks, et ongi, et sa tahad äkki jalgu ka näha. Sellega saad
isegi peaks veel allapoole laskma. Kui te tahate ma jalgu ka näha, aga niimoodi vast on okei. Sa näed, sa pani mingit jamast asju, sa pead Maci taha. Oota, teeb veel versioone. Et sel juhul sa ei pea siin muutma. Nagu näed, sa võtab aega, et seda võid neid asju, sa võid eemaldada mingit teiste ai-tööriistadega vabalt. Tol olemas hästi palju neid tasuta. Panedki Google'isse mingi remove object ai tool free, mida iganes. Selekteerid alati, kust piserad, sa ei pea siin selle jaoks aega kulutama. Sel juhul viskan selle pildi jälle siia. Võtan kõik neid ära, või tahate enam uuendaks. Panen lihtsalt import detail. Ja selekteerin need äärad. Niimoodi. Nii väga hea. Enam ei ole neid järske jooni. Kuna ma võtsin väga suure, okei, siin natuke läks imelikuks, aga see on ka sellepärast, et vaat tegelikult, kui sa niimoodi selekteerid, proovi väga väiksed võtta, et vaata, ma võtsin väga suure kogusega. Ja siis ta muutiski põhimõtteliselt kõik, mis selle sisse jäi. Kui sa teed siuksi pilte, kus on sellised korduvad mustrid, et nendega olla väga ettevaatlik, võimalikult vältida, sest ta võib teha vigu. Okei, siin ta peidab käe ära, vaatame, kuidas see tuleb. Ma praegu ei taha üldse aega raisata sõrmedele enam. Et kui sa genereerid, sa näed, see nägu on alati teistsugune, selles mõttes pollu, et nagu ma näitasin, me saame niimoodi korda teha. Inpaintingus. Vast jätan selle. Ja nüüd võtan sellest kinni, lükkan siia. Paneme tal õige näo jälle. Sõrmed peaks käima, aga kui ma hakkasin uuesti tegema, mitu korda ma näidanud. Nüüd ka samamoodi selekteerid ja paned siis import detail on ju. Ja nüüd ma näiteks veel ühte viisi, kuidas sa saad emotsiooni muuta. Et esiteks sul on mingi pilti vaja. Ja sa võtad siia history log peale. Siin on kõik sinu genereeritud pildid. Sa vaatad seda, mida sa tahad. Otsid, kus on siuke asi nagu seed. See seed, jah. Vaatad seda unikaalset koodi, võtad selle, kopeerid endale. Paned random peale, paned selle koodi siia. Tähendab, kui sa nägu teed, vaatad, sa paned import detail ikka. Okei, stopp. Vaatame siia. Võtangi selle koodi. Viskan siia, et võtan siia angry face lihtsalt. Kuri nägu, jah. Ja ma võtan selle pilti ära, siit tuleme siia. Paneme very selle subtle peale. Lükkame selle pildi siia. Kust mul on nüüd salvestanud. Nüüd ta muudab seda pilti. Siin saab ka panna tugevat, see on siuke nõrgat. Väiksemad asjad. Tahad väga järsalt muuta midagi, siis sa võid seda ka proovida. Ja kui sa paned siuksi väga kaudseid sõnu nagu angry, sad, happy, see on siukene, tal võib iga erinev nägu olla sellest sõltuvad, et proovi võimalikult detailselt selle ajateda, kuidas see nägu välja näeb. Panengi lihtsalt angry, ma hakkan väga palju erinevaid versioone nägema sellest. Sa näed, et ta jälle rikub selle näo kvaliteet, et sa pead jälle siis, kui sa leiad omale emotsiooni, mis sul vaja on, sa pead jälle siia viskama, jälle nägu selekteerima, et ta võtaks selle näo sisse. Ja siis upscale ime seda. See on siis, kui sul on kindlalt vaja mingit teavet emotsiooni, eks ole, et ei taha, et ta lihtsalt seal vahib sul otsa siukse neutraalse näoga. Et võikski panna, et näiteks karjub yelling. Sest angry võibki angry olla praegu. Kes see teab. Ja nüüd ma näiteks sulle ühte trikki, et sa saaksid ühe pildi sisse hästi palju erinevaid nägusid, erineva nurga alt. Stop. Et põhimõtteliselt paned oma selle peamise näo on ju, Facebook, siis siia paned Barricani alla mingit siukest. Kuskilt internetist otsid lihtsalt. Kuidas ma otsisin? Multiple 3D character face street different direction, mida iganes. Et peamine, et sa näed midagi taolist. Mingid mudelid, kus on erineva mingi nurga alt, erineva nurga alt siis näod. Neid võib ka proovida näiteks. Ei peagi nii palju, nagu ma panin, sest ta korrutab nii põhimõtteliselt. Sul on see tehtud, eks ole. Vaata, siin vaata, pane weight mingi 1 peale, siin 0,5. See ka mingi 1 käib ka. Siis upscale'id seda
2 korda tõst kvaliteeti. Sa lõikad siit näod välja, mis sulle meeldivad. Ja sa saad talle neid anda. Siia kas või näiteks. Niimoodi saab lihtsalt endale erinev nurga alt, kus on vaja, et ta kogu aeg jaotaks otse sulle. Nüüd on palju kvaliteetsem. Ja, skip. Ja näiteks sa võid ka tegelikult emotsiooni muuta. Et sa panedki siia mingi angry face, yelling, siis tuled, pane see kinni, history log, otsid selle üles, vaat see kohe esimene jah, siit jälle, siia. Ja upscale võtab ära siit. Tähendab, peab tagasi selle ikkagi, et nüüd teeme on very subtle, kuidas see on. Ja uuesti generate. Ma andsin talle nüüd kurja näo. Panin need sulgudesse, panin 1,3. Yelling, mouth open, et ta karjuks ja suu lahti. Näeb okei välja vist. Et nüüd saab valida, mis sulle meeldib siit. Või leiad, et ei ole ikkagi sama nägu nagu see. Ja siis sa tükeldad neid nägusid siit. Paned siia jälle selekteerid seda nägu, nagu ma enne näitasin. Et ta viskaks selle näo tema peale. Aga no see on siis, kui sa tõesti tahad niimoodi emotsioon näidata, et piinada natukene. Aga okei, ma arvan, et praegu üks piisab. See oli siuke kerge video, kuidas sa saad ka endale luua põhimõtteliselt. Kuna video oli lühike, siis siin väga nii detailselt näidata ei saanud, aga kui pakub huvi, ma võin pikemad versiooniga teha muidugi. Aga okei. Tänud, et sa siin olid minuga. Loodan, said kasu ka ikka. Saab mingid suunamudjad endale teha, siis saad nad siit välja lõigata näiteks. Paned endale kuskil reklaamile. Vaata, et sa ei unusta jälgida Instagramis või Facebookis, et sa teaksid, kuna mul veel mingid õpetused tulevad või üldse, no et saaks kursis olla, mis toimub. Kõige parem, kui sa ühineb muidugi uudiskirjaga. Uudiskirjaga ma annan tasuta ChatGPT kiirjuhendit sa käsuga, et kui sa ei tea veel sellest midagi, sa saad seda kiirjuhendit. See on videoõpetus ka kohe sees olemas. Okei, tšau.